UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja on Eestimaalt jõudnud nii mõndagi põnevat. Lähme vaatama. Vaimne kultuuripärand on nagu sild esivanematega, mida mööda saab kõndida esivanemate maale, kas või iga päev, kui lusti on. Seto verd on väga paljudes eestimaalastes. Seto kultuuri kannavad meist edasi aga vähesed. Kord aastas toimuv kuningriigipäev toob paljud neist kokku ja siis saab kuulda seda õiget iidset seto leelot. Leelo on tuu köödys, mis kööt setosi tütter. Seto leelo on tuu, mis hoid käe seto keele ja nii nagu vanasti juudel ja tõsirahvil on pühä kire, on ka leelo tuu, mis hoitu kand kiilt edesi. Ja sealt ka tuu ilmanägemine, väljaütlemine, ilosahe ütlemine ja ka paljude kommetega on leelol köödet. Seto leelo pole ainukene Eesti rahva muusikaeluga seotud traditsioon, mis UNESCO nimekirja jõudnud on. Seal on ka Eestis, Lätis ja Leedus toimuvad laulupeod ja tantsupeod, kuigi igas Balti riigis on need õige pisut erinevad. Vaimne kultuuripärand elab koos inimestega, kes kasutavad ise iga päev oma teadmisi ja oskusi ja jagavad neid ka teistele. Võrumaa kingitusmaailmale on perekeskne suitsusauna traditsioon. Tere, Triinu! Oi, tere! Kas teil on sauna ka saab? Jah, ongi plaanin sanna kütta, nii et jää nüüd paika, tükk haigule, et inne kui sann valmis saa tegelikult. See suitsusanna traditsioon nakkas ju pääle juba sellest, et kui õige puu mõtsast valli ja kui seda mõtsast välja tuua ja kui sann ehitada. Nii et tegelikult suitsusanna traditsiooni hulka käib ka ehitamine, sanna valmis tegemine, kerisse ladumine ja ka tuu mäntse puuga üldse sanna kütta ja nii edasi. Mõne suitsutase sannan liha, mõne praavitase seal tervüst. No ka siis annetami suitsusannam siis. Mustlagi on teie saunal. Jaa, no muidugi, kui suitsusannam, siis tiiad suitsusanna, et kõige tuu iseloomulikum tunnus on tuu, et tal ei ole korstnat. Ja köötas ahju ja suitslet välja usse või mõnikord mõnel perel ka akne kaudu. Ja kui siis suits on välja lännu, sanna märküte, et keris on lämmi, lastas sannal vähekese saista. Ja kui sann on vähekese saisnu, siis on ta valmis sisse minekis, et ta sa tiiad, et seal ei ole üldse suitsu. Et see jutt, et sann on halv ja suitsune, see on nagu võlss, sellest asja ei ole. Vesi puhastab ja vesi ühendab. Soomaa muistsetel veeteedel sõidetakse endiselt muistsete alustega, ühe puupaatide ehk haabjatega. Tere jõudu, Aivar! Tervist! Kas Soomaa ongi Eesti haave pealinn? Võib olla küll, võib niimoodi öelda küll. Tere tulemast Soomale! Sul on siin nagu mingi haabja labor. Haabja workshop. Kõik etapid näha korraga. Siin käib meil väike kursus, 10-päevaline ja sellest nüüd 6 päeva on läbi. Nii et seal on päris alguses on siis niisugune koorimine, et võtad selle koore maha, valid välja põhja ja teed sigari kujuliseks. Skulptoritöö siis? Ja, sest et see on väga tähtis, et pärast enam seda muuta ei saa, et nii nagu see väliskuju tuleb, siis ta selline see paat ka tegelikult tuleb. Puitu võtate justkui muudkui vähemaks, aga paat läheb suuremaks. Kuidas see teil õnnestub? See on siin nüüd laiali aetud, et juba tule ja veega. Kuidas ta laiali aetakse? Selliste pulkadega, järjest pikemaid pulkasid pannakse sisse ja siis tuli, mis seda kuumutab, vesi on sees, teeb selle puidu nagu pehmeks. Ja kui kaua see aega võtab? See on nagu 1 päeva töö, tavaliselt mingi paar tundi tuld ja siis juba
hakkad kuumutama, mingi õhtuks on valmis. Nii kähku. Ja lähebki haabias vette, nagu muiste. Jah, eks muiste käidi ja vanasti oli ta nagu tarbese. Kasutati kalal käiguks ja ma ei tea, laste kooli pidamiseks. Nüüd ta on ikkagi selline hobiriist, aga ikkagi elav pärand tõesti. Nagu kanuuga. Tõmba, just. Selline mõnus suitsune aroom on siin. On selle tõrvalõhn natuke tuleb ninna. Eesti ja Ukraina koostöös sai UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja roog, mis on nii eriline ja nii suure väega, et seda ei söödagi ära. Tere! Tere tulemast Ukraina kultuurikeskusesse. Aitäh! Kuidas saab ühest munast põssanka? Põssanka on vaha ja värvidega maalitud muna ja selleks, et see valmis saaks, on vaja esiteks ühe kana, kes muneb ja ühe andekat inimest, kes värvibki ja katab vahaga erinevaid mustreid, paneb sümboleid ja kaitsemärke sinna peale, värvib üle, siis tuleb seda vaha maha võtta ja ongi põssanka valmis. Ja mis elu ta siis edasi elama hakkab? Ta hakkab elama oma väga ilusat elu ühes peres, kus see maalitud sai ja see on põhimõtteliselt nagu üks kaitsemärk, mis hoiab pere heaolu, et kõik oleksid oma tervise juures. Praegu on tähtis, et kõik mehed tuleks tagasi rindelt koju ja ka see meister, kes tegi need põsangad, seal on praegu rindel, aga pühade ajal ta ikka naaseb koju ja maalib uusi munasid. Kuidas ühe põssankaga käituma peaks? Põssanka on sees tühjaks puhutud muna, nii et see ei lähe pahaks ja eritingimustes seda hoidma ei pea. Ja see on kodukaunistus, mida teistele näidata ja uhkust tunda selle üle. Ja kui see juhuslikult katki läheb, siis halba seda ei too. Vastupidi, arvatakse, et see on midagi halba ära hoidnud ja oma jõudu sellele perele edasi andnud. Siin Mulgimaal tehakse sellist toitu, mis mitte ainult ei toida, vaid ka ühendab. Oinas künnab maad ja põrsad jauravad ja mulgikapsad laua lauravad ja. Kopp. Mul läks pika sõidu peale kõht tühjaks. Mõtlesin, et Mulgimaal kindlasti antakse süüa. Seda saab. Meil on tämpe plaanis mulgipuder. Väga hea. Kas tahad ka käed külge lüüa? Tahaks küll. Kuidas see mulgipuder üldse sündis? Mulgid on väga praktilise meelega, eks ju, et me kasutame ikka väga palju asju ära ja tegelikult on selle mulgipudrul üks väga suur omadus, eks ole? Jah. Ta on ju toitev. Täidab kõhtu, jah? Just. Ja siis mulgid olid nüüd küll esimesed, kes hakkasid siis 19. sajandil toitu kokku segama. Kokku segama, jah. Ja see kokkusegamine siis käis, kõigepealt oli pudruga, siis segati ka kapsastega, kus olid ka mulgikapsad tulid niimoodi ja nii see puder meil sündis. Sellega on ju hea, et sa saad hommikul panid tooraine potti, päevaks läksid tööle, jätsid poti ahju ja õhtu tulid koju, oli soe toit võtta, on ju. Parem vist ei saa olla. Väga hea. Täitsa mulgipudru moodi. Mulgimaal on siis nii, et mitu head kokka jahvatavad kõik kokku head jahu. Just.
toidu valmistamine ju loob sellise ühtse tunde, et selline koos toidu valmistamine nagu ühendab inimesi, nii nagu Anu Raud meil ütles, et kui sööme ühte toitu, siis räägime ühte keelt ka. Et söömine ja valmistamine on nagu selline ühtekuuluvustunnet tekitav. Seepärast ongi mulgi keelt nii raske rääkida, et toit viib keele alla ju. just. Aga tegelikult mina olen mõelnud seda ka niimoodi, et meil on üks hästi tore uhke asi ja mul tahab ju väga uhke olla. Meil on oma nimega söögid. Meil on ju mulgipuder, mulgikapsad ja mulgikorbid, mis meil on ka siin laua peal. Et omanimelised toidud on meil tõesti, et nende toitude üle oleme me väga uhked ja meil just omanimelised. Ja, sööme mulgipudru ära ja siis hakkame sööma mulgikorpe, kus on kohupiima asemel hoopis mannapuder. Ilmas eluväev ja valu kõndima pean palju jalutoidu ained on. Napid selgas viimsed riidelapid. Nojah, Kihnu. Ligi 600 inimese koduks oleva Kihnu ja Manilaiu saarte kultuur on täitsa omamoodi ja mandrilt tulnuile ehk massakaile torkab kohe silma see, et siin kantakse rahvarõivaid ka argipäeval. Neid osatakse endiselt ise ka valmistada. Neid on kindlasti nagu mitu eri tüüpi, igal naisterahval peavad need kõik need eri variandid olema. Poolpunased kördid ja on siis leinakõrdid, mida matustel kantakse ja on selliseid körte, mida kutsutakse vanainimese punane näiteks. Inimese eluringiga tõesti niimoodi seotud, et vananemisega seotud, leinaga seotud ja ka näiteks nuurik, et mehele minnes ka varem, kui olid Kihnu pulmad, siis nuurikul kodust ära minemise kört oli ka poolpunane. Kihnu kultuur on elus kultuur, et see printsiip, milline tänane moodne kört on, see on muutunud ajas päris palju. Nii ka kördi pikkused, nii kördi lõngad, värvid on. Kas mõni neist võiks mulle ka sobida? No vaatame, kas on sellist siin. No vot see võib-olla võiks sulle sobida, jah. Aitäh, see võiks mulle küll sobida. Muideks UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja tuleb Eestist asju juurdegi, nii et hoia silmad lahti, mine ka avastama.